räägime siis ka, mis toimuma hakkab. Ütle televaatajatele tere! Kolmapäev, kell on 14.15. Algab full body treening. Me sõidame Kohtla-Järvele HC Gym'i. Jüri räägib, mina kuulan. Me sõidame Kohtla-Järvele HC Gym'i, et teha üks korralik full body. Just. Ja tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Ja, mina olen teist korda juba sinna. Ma käisin eelmine aasta ka avamisel. Siis ma tegin Jokkeriga koos trenni, et natuke on, ütleme, madalamaks läinud mulle standardid, kellega koos trenni teha. Eelmine aasta tegin nagu tegijaga trenni, seekord võtsin suvaka kaasa. Ja küll tegin nalja. Tegelikult on nii, et Jokker vaata ette. Jüri Leevedel tuleb. Ära jama. Nüüd ma saan kohalik. Saan kuskil hüpsi ka varsti. Vaatab, jah. Aga jah, et järgmine reportaaž tuleb siis sündmuskohalt. Tee pealt. Tee pealt, jah. Mulle ei tule ka. Aga ei tule ka, jah. Üldse ei tea, mis täna saab. Ei tea, kuidas... Kas seal 90-ga teeb tegusid või ei tee, seda ei tea. Ei tea. Aga ma kuulen vähemalt 90-te muusikat. Absoluutselt. See on isegi lausa 80-ndad. See on minu playlist. Vaata natuke. Nende porno on veider. Sa oled näinud Jaapani pornot? Ei, ma ei ole näinud, aga ma tean, et see on veider. Kus sa tead? Naised saunas rääkisid midagi. Sealt ei tule midagi head, ma räägin, seal on kõik nii veider. Ma tahaks küll Jaapanisse minna. Aga trenni on ära vist. Üks sokker ei ole. Tead, kasvab paremini, kui ei ole. Aha. Segavaid asju. Nagu sobib. Toon sa rühma. Just võtta tiirs. Just, jõuda rühma. Tule. Pane otsa kohe. Praegu näitasin 3 naist treenimas ja kõik on nagu üliilusad. Tere tulemast Kohtla-Järvele, täitsa hull värk. Kus te kõik olete? Kui Artikusse Tartus, tule.
räägi, mis on plaanis siis? Mul on plaanis proovida 28 kiloga piitsi teha ampiga. Selles mõttes, et näen suurte poiste jaoks ei ole mingi raskus, aga väikeste poiste jaoks on suur raskus 28. On mingisugust tehnikat, sellist aretama hakkavad. Proovin nii mustalt, kui suve. 28 lõigi. Natuke kardan. Ilus. Tuleb, tõmba. Väga ilus. Nüüd pane. Ikka trennist loomulikult, mis sa arvad HC Gym Kohtla-Järvel? Väga vana kool on, eriti see alumine keldriosa, see on nagu eriti vana kool. Seal on siuke konkreetne higi, meri ja pisarad. Seal puudub konditsioneer, igasugused asjad, mida meiesuguse Artiku inimesed on ära harjunud. Muidu kõik asjad on olemas, mulle väga meeldis, siin on väga hea feeling oli. Tüübid tegid trenni. Ilusad tüdrukud olid. Väga ilusad tüdrukud olid. Ja ma panen sellele 9-10-st, mulle meeldis see rohkem kui Reval ja vist isegi natuke rohkem kui see Spa ja Sport. Aga Paidamaa? Paidamaa oli äge, Paidamaa oli ju teistmoodi äge. Ja Kimber on ka samamoodi teistmoodi. Kimber on nagu see. Jah, ka siuke old school. Vanad amplid, kõik on natuke kulunud, aga trenni saab teha. Tule aga lähme sööma. Me läheme sööma. Tule ka. Tule. Lähme vaatame, mis me süüa saame. Mõni järgs. Meil on Six-Nightis söödud. Peale trenni on alati väga hea süüa natukene head asja. Miks see niimoodi kõigub? Auto väriseb lihtsalt. Äkki peaks vähem hoogu võtma, 90 peale. Cheers! Moosipirukas. Best pirukas ever. Absoluutselt. Proovime. Seda. Trenni tegime siis. Mõned inimesed olid laikinud meie HC Gymi külastust. Aga see ei ole oluline. Oluline on see, et sõber Airet Andersen. Tšau Airet! Tšau! Airet on küsinud ilusti meie käest, et oi, on videot ka oodata ja Smile. Jüri, mis sa vastad? On videot oodata? See sõltub kõik sinust. Materjal on olemas, videoklipid on tehtud. Nüüd sõltub sellest, kui kiiresti Andres selle suudab kokku miksida ja üles uploadida. Airet, me lubame, et see video tuleb. Ja kui sa praegu seda näed, siis see video on juba tulnud. Muidu ei saa aru, et video tuleb. Siin oli, ootame, ma korra lähen veel. Siin oli veel üks küsimus, millel on mul vastamata. Kui ma siin oma pükse müüsin, siis küsis siukene mees nagu Marko Sildova minu käest, et kas lõkneb selle järgi, et keegi hakkab sügisel lavalaudu kulutama. Ja keegi on seda laikinud ka. Ma ei saa aru, kus ma seda näha saan. Indrek Puhn on seda laikinud. Marko, ma ei hakka kahjuks lavale tulema. Ma arvan, et ma ei tule mitte kunagi lavale, sest et ma olen mitte lavakõlbulik. Aga Jüri tuleb lavale. Seega ma ei tule lavale. Samas, Never Say Never tegelikult mulle ütles seda, kirjutas kunagi Instagrami keegi, et Never Say Never sõbrakene. Ma ei mäleta, kes see kirjutas seda. Kikas vist. Tšau, Kikas! Kikasele ka tšau. Ja Kaasikule tšau. Kaasik uuris ka, et kus HC Gymis ma olen. Täitsa olime siin Kohtla-Järvel ja mul on väga kahju, et ma ei näinud toredat tüdrukut. Et Kohtla-Järve tüdrukut, kes uuris ka, et kas me lähen HC Gymi, aga seda ma ei näinud. Aga me nägime teisi ilusaid tüdrukuid, aga ma tervitan siis tšau Anastasia ja kõikidele teistele ilusatele tüdrukutele tšau. Anna veel midagi praegu öelda. Pikk tagasi... Tahad sa midagi rääkida? Mida tuule veel mingi järgi? Moosi pirukas, noh. On sul midagi hingel jälle? Ei, mul ei ole hingel. Räägi praegu televaatajatele, mis sa nagu mõtled nagu välust nagu? Siis me läheme nüüd nii piks ära või? Televaatajad ootavad. No mis minu elu, no mis see on, et hommikul ärkan 5 muna tagasi magama, ärkan uuesti üles liha ja siis otsaga trenni, vaata. Nagu siuke rütm ongi ja väga muud ei teegi. Sulle meeldivad rohkem tumeda peaga naised või heleda peaga naised?
kuidagi saatus on minuni alati toonud tumeda peaga tütarlapsed. Ma ei saa öelda, et blondid või jäledamad ei oleks minu massi. Kas Kohtla-Järve Haatad Gymmis on kõik ilusamad naised, kus te näinud oled? Täiesti võib nii öelda küll vist. Jätame välja, minu ema, see on nagu maailma parim naine ever, sellega ei võistle mitte keegi. Ma ei tea. Nii. Jah, televaatajad, Jüri ütles just seda. Ei tea, kas ma jätan seda sisse? Ma ei tea, aga sa pead seda osavalt miksima. Me võime teha selle Jüri ema. Võtte 2. Tšau, Jüri ema. Tšau. Me võime teha ka võtte 2. Take 2 ja siis saad nagu kokku miksida. Ei, kõik läheb nii nagu on. Sellepärast, et minu nimi on Andreas. Ja see siin on Jüri. See on Andreas. Tšau, Andreas! Tšau, Jüri!